päevast. Nii, tänu Jumalale. Aga nendel aegadel kõige tähtsam asi on see ikkagi see Jumala sõna osa. Et kõik muud asjad on peale kauba. Aga palvetame enne, kui ma hakkan jagama seda. Ja ma usun, et Jumalal on midagi olulist meie jaoks valmis pandud. Isa, palun, et sa annaksid täna meile ilmutuslikke teadmisi. Isa, et me kasvaksime sinu tundmises, mõistaksime sinu plaane, sinu eesmärke abielu jaoks. Isa, ava mulle ka sõna uks, jagada neid asju, mis on just sinu südames ja tuua neid välja sellisel viisil, nagu meil on vaja. Isa, et me võiksime olla tugevad, stabiilsed perekonnad, kus on valitsemas tõesti armastus. Isa, ma tänan, see on sinu tahe ja see on sinu plaan ja sinu eesmärk meie kõigi jaoks Jeesuse nimel. Amen. Amen. Ma ei tea, kas sul on hakanud juba ka meelde jääma see tunnistus, mida me vahest oleme ütlemas, see on üks fraas, et meil on tugevad ja stabiilsed perekonnad, kus valitseb armastus. Ja tegelikult ma hakkangi rääkima täna just ka armastusest ja ka osalt ka üksteise väärtustamisest ja hindamisest. Ja see kindlasti tuleb kasuks, kui sul on piibel kuskil käepärast, mis iganes kujul ta sul ka on. Sest ma kasutan päris palju piibli kirjakohti siin. Ja loen esimese Thessaloniklastele 4. peatükist ja 9. salmist. Need mitmed kirjakohad on nagu kirjutavad, ütleme, oma kontekstis nagu kogu kogudusele, aga täna me vaatame neid just abielu konteksti. Ta ütleb, aga vennalikust armastusest ei ole vaja teile kirjutada, sest teid endid on Jumal õpetanud armastama üksteist. Sest te teete seda ka kõigile vendadele kogu Makedoonias. Me ainult manitseme teid, vennad, et te kasvaksite veel täiuslikumaks. Nüüd, kui sa näed Uues Testamendis sõna vend, siis tegelikult see tähendab ka õdesid. Muuseas, piiblis on see väljend õde on olemas ka, ütleme siis ka just nagu venna kontekstis. Etsa Uues Testamendis olemas. Ma praegu hetkel ei tule meelde, kus see kirjakoht oli, aga mulle on see ühe korra ette sattunud. Ta ei ole küll väga palju kasutatud, aga enamasti räägitakse just vennalikust armastusest. Aga see tähendab tegelikult ka armastust abielu kontekstis. Ja nüüd ta ütleb siin, et Jumal on meid õpetanud armastama üksteist. Nüüd, kui meid on midagi õpetatud tegema, siis järelikult sellel on ka see praktiline rakendus. Ja see on üks asi, mis mind ennast on ka nagu väga palju huvitanud ja alati tekkinud see küsimus, et kui ma loen mõningaid kirjakohti, öeldakse, et niimoodi peaks tegema, see on see, mis iganes, või näiteks, et armastage üksteist, siis ma mõtlen selle peale, et aga kuidas see praktikas välja näeb? Kuidas see igapäeva elu olukordade situatsioonides välja näeb. Ja siin ka just ta ütleb, et Jumal on meid õpetanud armastama üksteist. Järelikult me näeme seda, et Jumal järelikult pidevalt õpetab meid ka, kuidas me seda saaksime teha. Nüüd iga abielu võib olla, mingis mõttes on erinev, iga abielu, iga perekonna korralduse ja praktilised asjad on erinevad tegelikult. Ja ütleme ka kodu on mingis mõttes erinev alati. Aga sellegi poolest on mõningad standardid, mida Jumal meile annab. Ja siin ta ütleb veel siin lõpuosas ka, me ainult manitseme teid, vennad, et te kasvaksite veel täiuslikumaks. Nüüd järelikult nad juba olid armastuses käimas, aga nad ei olnud jõudnud sellesse kohta veel nii-öelda, kuhu nad võisid jõuda. Järelikult meil on alati kasvada selles asjas. Ja üks asi, mis me oleme seda pidevalt tegelikult meelde tuletanud ja tegelikult lähme ühe kirjakoha juurde, sest see tuleb ka siit ilusti välja. Ja see on Johannese 13. peatükk, üks üsna tuntud kirjakoht tegelikult. Siin Jeesus ütleb seda oma jüngritele, aga ta ütleb seda ka meile, see on täiesti ka abielu kontekstis. Johannese 13 ja 34. Uue soovituse ma annan teile. Ei ole kirjutatud, et sa jälgid olegi. Nüüd, miks ma seda sellisel kombel välja tõin? Siin on kirjutatud uue käsu sõna või siis nagu paljud tõlked kasutavad nagu kaasaegsemas keeles uue käsu ma annan teile. Et te üksteist peate armastama, nõnda nagu mina teid olen armastanud, et teiegi üksteist armastaksite. Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui teil on armastus ise keskis.
mul seda salmi lugedes tuleb kogu aeg üks üsna vana laul meelde, mis ma ei tea, 90-ndatel üsna populaari. Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid. Et armastus on teie keskel. Ei teagi paljud. Peaks äkki üles otsima selle kunagi. Et see on täpti pealt selle sama teksti põhjal tehtud tegi. Ja uue käsu ma annan teile. Ja siis, aga kui sa märkad siin üks asi, mis ta ütleb siin kohe selles esimeses salmis, esiteks uue käsu ma annan teile, et te üksteist peate armastama. Nüüd see maailm, ütleme, väga sageli lähtub, kui me räägime armastusest, lähtub tunnetest. Nüüd teatud kontekstis sul ei pruugi olla tundeid oma abikaasa vastu. Nüüd see ei kõla võib-olla mõne inimese jaoks väga hästi ja võib-olla mõni ütleb, kuidas see võimalik on. Täitsa võib olla. Täitsa võib olla juhtumeid, kus sul ei ole tundeid. Aga mida ütleb see kirjakoht? Sa pead teda armastama. Ja see on sõnastatud Uues Testamendis just käsu vormis. Mõni ütleb, et me ei ole käsu all. Ei, siin on kirjutatud, me peame. Nüüd üks asi, mis me peame meeles pidama Uues Testamendis, Jumal alati on andnud meile armu ja on andnud meile ka jõu ja potentsiaali seda teha ja sellisel viisil elada, mis ta meile ka nii-öelda käsib teha. Ja siin ta ütleb ka just, et see sõnastus ei ole soovitus. See ei ole see, et me kui sobib või kui meeldib või kui tahate, vaid ütleb, et peate. Ja see on see, mis me enda jaoks peame paika panema. Nüüd siit tulebki see asi, et ma ei armasta mitte oma abikaasalt sellepärast, et mul on tunne tema vastu, vaid ma otsustan seda teha isegi siis, kui tunnet ei peaks olema. Nüüd see ei tähenda seda, et ei tohi tundeid olla. Ma ei taha seda selle öelda, et tunded on keelatud või midagi sellist. Ei. Aga armastus ei lähtu tundest. Ja tunded võivad mingil hetkel olla kõrgemad, mingil hetkel niisku madalamad, mingil hetkel ei pruugi neid väga palju olla, aga sa teed selle ühe selge, väga ratsionaalse ja konkreetse otsuse. Jeesus, sina oled mulle öelnud, ma peaksin armastama, ma otsustan seda teha. Ka selles situatsioonis, ka selles olukorras, ka sellises situatsioonis, kus mul ei ole ühtegi nii-öelda tunnet ega emotsiooni, võib-olla isegi olen pahane, võib-olla olen kurb, olen mis iganes negatiivsed emotsioonid võivad olla, ma otsustan armastada. Ja nüüd on huvitav asi see, et sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui teil on armastus ise keskis. Nüüd ta räägib seda küll oma jüngritele, kui me toome selle abielu konteksti, siis ma kindlasti sa oled kohanud ka, ütleme, mittekristlasi, kelle abielud on kestnud, ütleme, näiteks rohkem kui 10, 20, võib-olla isegi 50 aastat. Kindlasti sa oled kohanud. Aga tegelikult see peaks olema palju suurem standard kristlaste seas. Ja mitte niivõrd me nende numbritega võistlemas oleme, vaid just see, et nagu öeldakse, et me oskame ka keerukates või ka ebamugavates olukordades ikkagi koos edasi minna ja üksteist armastada. Nüüd see ei tähenda seda, et nagu öeldakse, Jumal kannab iga inimese maha, kellel on, ütleme, juhtunud see võib-olla, et kuskil abielu on kellelgi katki läinud. Aga sellegi poolest, kui Jumal on andnud võimaluse uuesti ehitada, see tähendab seda, et me ehitame ikkagi selle mõtlemisega, et mitte nii-öelda nii kaua, kui nii-öelda sobib. Miks tänasel päeval, ütleme, inimesed, ütleme, väljaspool kogudust, mõtlen siis uskmatud, miks nad ei registreeri oma abielusid sageli ära? Siis otsitakse igasuguseid vabandusi, pulmade korraldamine on kallis ja igast asju. Tegelikult nad ei taha pühenduda. Ja nad tahavad jätta enda jaoks selle, nagu öeldakse, selle väljapääsu ukse, et kui nüüd tekib mingisugune pinge või konflikt või keerukas olukord, mis ei meeldi, siis mul on võimalik, nagu öeldakse, oma kolud kokku korjata ja ära astuda. Ja siis mul ei ole nagu mingisugust nii-öelda vastutust. Vahetevahel, ütleme, on küll ka juba mõndadel lapsed sündinud, siis sellegi poolest, nagu öeldakse, nad ikkagi leiavad enda jaoks õigustuse, et mul on nüüd võimalus selle ära astuda ja leida nii-öelda teine ja mugavam variant. Aga nüüd see ei peaks olema meie mõtlemine kunagi kristlasena. Et me nagu öeldakse, mõtleme selle peale, et nagu, kui nüüd see asi kuidagi nagu väga pingeliseks läheb või keeruliseks läheb, et siis ma ma saan ära astuda ja saan kuskilt järgmisi otsida. Et me peame mõtlema selle peale, et me ei vaheta oma abikaasat, nagu me vahetame mobiiltelefoni või nagu meesterahvad võib-olla autosid või mida iganes. Neid sa võid vahetada ja keegi keela sul neid vahetada. aga oma abikaasaga sa otsustad ikkagi abielluda ja nagu ütleme sageli, ütleme see klassikaline tõotus, mis isegi öeldakse laulutuse juures on kuni surm meid lahutab. Ja selle, ma arvan, et see on täitsa piibelik oma idee poolest vähemalt. Aga just seesama, et me teeme selle otsuse
ma pean ja Jumal on ütelnud, et ma pean, otsustan seda teha, mis iganes mu tunded ütlevad, mis iganes välised olukorrad räägivad, ma otsustan seda siiski teha. Ja kuidas ma saan seda teha? Jumal annab mulle selleks jõu. Nüüd vaatame 2. Korintlastele 12:15. Siin Paulus räägib ka tegelikult ka armastusest. Aga ta räägib ühest teisest küljest. Ta räägib temast kui ütleme koguduse apostli rollis olles ja selle koguduse suhtes tegutsedes. Aga ma jällegi tahan selle tuua nagu abielu konteksti. Ja ta ütleb niimoodi, aga ma teen meeleldi kulu ja kulutan iseennast teie hingede eest. Kuigi mind, kes ma teid väga armastan, pisut armastatakse. Nüüd see on natuke vanem eesti keel, ma kasutan korra laiendatud tõlget, ma loen selle siia vahele. See ütleb niimoodi, kuid mina kulutan väga hea meelega ennast ja kulun täielikult teie hingede heaks. Kui ma teid ülirohkelt armastan, kas ma pean siis teie poolt olema vähem armastatud? Nüüd me näeme tegelikult ühte mõtet, mis siin sees jookseb tegelikult, on see, et tema otsustas neid armastada. Ja nüüd selle väljendus oli see, et ta ütleb, et ma teen meeleldi kulu ja kulutan iseennast. Tähendab seda, et mis ta tegi tegelikult? Ta loobus oma mugavusest, ta loobus sellest, mis talle oli meeldiv, ta pani, nagu öeldakse, oma elu maha. See on 1. Johannese kirjas, mis on 3:16, ütleb, et me peame oma elu jätma vendade eest. Seal ta ütleb jälle sõna vend, aga tegelikult see käib ka ilmselgelt ka abikaasa kohta. Mis tähendab jätma elu vendade eest? Kas Jumal mõtleb seda, et me oleme valmis surema kellegi eest? Ma arvan, see ei ole see põhiiva selle asja juures, vaid see on tegelikult see, et sa paned oma tahtmise maha. Nüüd, ma ei teagi, kes see iganes seda algselt on ka ütelnud, aga Keith Moore ühes oma jutluses tõi selle välja, et isekas elu on üks kõige tühjemaid ja igavamaid nii-öelda elusid üldse. Mis tähendab isekas? See tähendab seda, et nagu öeldakse, ma tahan oma tahtmist, ma tahan, et asju tehakse nii, nagu mulle meeldib, ma tahan, et need asjad oleks nii, nagu mina soovin ja nii edasi. Ja kogu aeg on see mina. Ja üks kirjakoht, mis piiblis, kus on ka hästi palju mina sees, see on Jesaja raamatus, kus räägitakse kuradist, kus ta ütles ka, et ma tõusen, ma teen, jõuan ja mis iganes ja siis lõpuks ta visati taevast alla. Nii et selles mõttes me näeme seda, et mis oli tema domineeriv mõttelaad, oli tegelikult isekus. Nagu öeldakse, ma ei taha alistuda, ma ei taha seda teha, mis Jumal ütleb ja iganes ma tahan teha nagu nii, nagu minule meeldib. Nüüd see on üks asi, mis me peame enda jaoks ka abielu kontekstis teadlikult maha panema. Et see on seesama esimene mõte, et asjad ei pea sündima nii, nagu mina tahan, nagu mulle meeldib või nagu mina soovin, vaid oluline on kindlasti, ütleme, kui me räägime mehest, piibel räägib mehest kui perekonna peast, siis tema vastutus on see, et teada saada, mis on Jumala tahe selle perekonna jaoks. Aga ma ei räägi tegelikult niivõrd, ütleme, sellest Jumala plaanist ja ütleme ka vaimulikest asjadest, vaid see võib olla väga praktiliste asjadega seotud. Alustades toidust, alustades, ma ei tea, kuidas asju tehakse kodus, mida iganes, mis on meeldivused. See ei tähenda seda, et me ei või vahetevahel saada oma lemmiktoitu või midagi taolist. Aga ma ütlen seda, et nagu öeldakse, et me ei esita nagu öeldakse nõudmist, et kõiki peab olema tehtud nii, nagu mina tahan, nagu mulle meeldib, mis iganes. Ja kui me räägime ka, ütleme, pere peaks olemise, siis ka mees, kui ta on juhtimas perekondas, ei tähenda seda, et ta on oma tahet teostamas. Need on kaks eri asja. Tema ülesanne on teada, mis on Jumala tahe ja seda teostada. See võib vahest kokku minna sellega, mis talle meeldib, aga alati see ei pruugi minna kokku. Aga siin ta ütleb just, et Paulus ta ütleb, et ta on valmis kulutama iseennast. Seda mulle just see meeldib. Või siis nagu laiendatud tõlge ütleb, et ma kulutan väga hea meelega ennast ja kulun täielikult teie hingede heaks. See on väga huvitavalt, see on öeldud isegi, et nagu kulutan iseennast, see näeb seda, et ta nägi vaeva, ta pingutas, ta tegi, mis vaja oli selle jaoks, et need inimesed võiksid saada õnnistatud, õpetatud, ehitatud. Nüüd samamoodi me peame selle abielu kontekstis ka võtma sellise mentaliteedi, et ma teen oma parima, ma teen oma maksimaalse, et nii-öelda minu abikaasale armastust väljendada. Nüüd see ei tähenda ainult sõnu. See on üks väga oluline asi. Piibel räägib sellest ka, et me ei pea armastama ainult sõnadega, vaid me peame armastama tegudega. Ja
vaatame siit edasi, lähme Rooma kirja 12. peatükki. Ja siit ta läheb nüüd ühe teise teema, üks teine teema tuleb siit sisse. Roomlastele 12 ja 9. Armastus ärgu olgu silmakirjalik. Nüüd, mis tähendab silmakirjalik? Silmakirjalik on see, et see on võlts ja see on selles mõttes, et see on väljaspoole jäetakse mulje, nagu see oleks ehtne, aga tegelikult see ei ole ehtne. Ehk siis tegelikult jutt on, aga tegusid ei ole. See ongi, mis on silmakirjalikkus ju. Kui keegi inimene ütleb, et keegi kohta on silmakirjalik inimene, ta räägib, ta teab, kuidas peaks elama, ta peab, kuidas peaks käituma, aga tegelikult ei käitu. Nüüd see ongi samas armastus, ärgu olgu silmakirjalik, et sellepärast ainult see, et sa ütled, ma armastan sind, ei tähenda veel seda, et sa oled tegelikult siis nagu öeldakse päris armastust väljendanud oma abikaasa vastu. See on küll üks osa sellest, see on hea algus, aga see ei ole ainus osa. Nüüd, huvitav on see, kui sa hakkad lugema esimese korintlastele, Joosep keeras see kraan kinni, see vesi hakkab varsti pidi üle tiigi ääre jooksma. Ta ütleb, et armastus ärgu olgu silmakirjalik, siis hoiduge kurjast eemale, kiinduge heasse. Ja ütleb siis, olge venna armastuste poolest hella südamelised üksteise vastu, vastastikuses austamises jõudke üksteisest ette. Nüüd sa tegelikult, kui sa hakkad vaatama, ta tegelikult kirjeldabki seda nüüd, kuidas tegelikult armastust siis väljendada või armastuses elada. Üks asi on hoiduge kurjast eemale, kiinduge heasse. Ja siis ta ütleb, olge venna armastuse, pea meeles, nüüd see kehtib kindlasti ka abielu kohta jällegi, see kirja kohta. Poolest hella südamelised üksteise vastu ja nüüd ütleb vastastikuses austamises jõudke üksteisest ette. Nüüd, mis tähendab austamine? Nüüd see ongi tegelikult see austamine on üksteise eelistamine. Nüüd, mõni ütleb, et mees on ju perekonna pea, järelikult naine peab nüüd meest eelistama. See ei tähenda alati seda. Isegi kui sa oled juhi rollis ja kui sa otsustad kedagi austada, siis sa kohtled seda inimest ja käid temaga ümber, nagu tema oleks tähtsam kui sina. Nüüd see hakkab peale igasugustest väikestest detailidest tegelikult. Nagu öeldakse, miks on jäänud, ütleme, see on juba, ma ei tea, see oli ainult Eesti kultuuris või käitumises, see on juba üle maailma vist levinud. Et mehed nii-öelda avavad naisele ukse, lasevad naisterahva üldsis reeglina uksest, üldreeglina uksest esimesena sisse siis. Kus see idee on tulnud? Ma olen veendunud, et see on tegelikult, kuigi meil seda piiblis üks ühele kirjeldada ei ole, eks ju. Aga see idee on tegelikult piiblis selles mõttes pärit, et kuna mees on perekonna pea tavaliselt, ütleme, see ei pruugi olla, küll naisterahvas ei pruugi olla tema naine alati olla, aga sellegi poolest, siis kuna tema on nagu pandud ülemasse rolli, siis ta otsustab midagi teist iseenesest olulisemaks. Ja selle žestiga ta teeb selle sama sammu, et laseb naisterahva uksest ette ennem sisse minna, nii-öelda koheldes teda kui olulisemat kui iseennast. Nüüd see on üks väike detail, aga selle juurde tulevad igasugused muud elemendid. Kuidas nagu öeldakse, meil on üks üks huvitav traditsioon kodus, mis traditsioon, aga lihtsalt, mis ei ole välja kujunenud kuidagi ammu meil. Kaile meeldivad kõik võimalike leibade ja saiade nukid. Et sama esimene ots, kõige esimene ümar ja kõik krobe ja mis iganes. Ja see on sellisele tasemele kohati meil läinud, et kui isegi me ostame mingisuguse leiva või saia, me lõikame selle nuki ära ja see jääb sinna alles ootama, kuni tema jõuab sinna, siis ta sööb selle ära. Et isegi poisid tegid seda sageli, ütleme, et kui mingi leib või sai või iganes, ütleme, just tavaliselt see sort, mis just Kaile meeldib enamasti ka veel, siis selle nukk jäetakse sinna alles ja võetakse see järgmine. Nüüd, mida see väljendab? Tegelikult see ongi see, et sa pead kedagi iseenesest olulisemaks. Nüüd see on väike detail, see ei ole võib-olla niivõrd eluline asi, aga nendest väikestest asjadest ongi sama, et sa kedagi teist otsustad eelistada, austada ja respekteerida. Nüüd see on see koht, kui ma alustasin selle kirjakohaga, et Jumal on meid õpetanud üksteist armastama, me peaks lausa küsima Jumala käest,
mis oleks need praktilised asjad, jumal, mida mina võiksin oma abikaasale teha, et sellist asja väljendada. Nüüd seda ma ei saa sulle mingit lõplikku nimekirja anda selle kohta, see võib olla igas perekonnas natukene mingi asi erinev, erinevad asjad erinevad, aga just, et mis ma võiksin teha ja mismoodi oleks need asjad, kuidas ma saaksin oma abikaasale austust väljendada. On need siis mis iganes erinevad üksikud väiksedki asjad ja see, ma arvan, et see on asi, mis peaks olema nii-öelda asi, milles me peaksime pidevalt kasvama ja küsime Jumala käest ja ma usun, et Jumal annab sulle selle täpse praktilise nimekirja, mis on sinu jaoks toimiv ja sinu perekonna jaoks toimiv ja mis seda teeb. Sest et mida see loob, nüüd see ongi seesama, see on see praktiline armastus. See ei ole mitte ainult sõnad, vaid see on konkreetsed teod, konkreetsed asjad, mis sa teed. Ja see ei ole ainult vaata, kui viisakas inimene see on, vaata, kui kenasti see käitub. Tegelikult, mida see väljendab, kuna armastus on ka viisakusega seotud. Vaatame korra Filipplastele 2.1. Jällegi siin on ka juttu tegelikult armastusest mingis kontekstis. Kui nüüd mingisugune manitsus Kristuses, kui mingisugune armastuse troost, kui mingisugune vaimuosadus, kui mingisugune südamlikkus ja kaastunnus kehtib, siis tehke mu rõõm täielikuks sellega, et mõtlete sama ja peate ühesugust armastust. Olles üksmeelsed ja ühemõttelised ega tee midagi riiu ega tühja au pärast, vaid arvate alanduses üksteist ülemaks kui iseennast ja et ükski ei vaata selle peale, mis on tulus temale, vaid ka selle peale, mis on tulus teistele. Siin peab kindlasti lugema laiendatud tõlget. Ma loen sulle ta 3. salmist selle laiendatud tõlke. Ta ütleb niimoodi, ärge tehke midagi erakondlikkuse motiivide, see sõna erakondlikkus viitab ka niisuguse nagu fraktsioon või mingisugune omaette seltskond. Motiivide tülitsemise, riiu, isekuse või alaväärtuslike eesmärkide pärast. Järelikult me midagi, mis me iganes teeme, ei peaks tegema, siis meid ei peaks motiveerima siis see, et me kuidagi nagu mina olen nagu, ma ei tea, vahest küsid, kuidas perekonnas võiks olla mingisugune erakondlikkus. Üks asi on tegelikult see, eriti kui inimesed on just värskelt abiellunud, see tunne võib kohe võib kaasas olla. Ja no me naerame vahest siiamaani vahest, me nimetame seda niimoodi meie kodus, kui mina olen Hageris üles kasvanud. Siis me, nagu öeldakse, siis kui ma lõikan selle vorstiviilu, siis seda nimetatakse Hageri vorstiviiluks, siis see on tavaliselt umbes nii paks. Kaile meeldivad siuksed, mis nagu peaaegu läbi paistavad. Nüüd, aga vaata vahel, eriti kui abiellutakse, siis inimesed võtavad vahest selle kaasa, et aga minu kodus tehti nii või minu ema või minu isa tegi nii või seda toitu tehti nii. Nüüd me ei pea seda alati kaasa võtma. Nüüd see ei tähenda seda, et see nüüd on ülivale alati, aga selles mõttes, et see ei tohiks olla just sellepärast, et me nagu tekitame sellest konflikti, et nagu seda ei tehta just täpselt nii, nagu minule meeldib või nagu mina olen oma lapsepõlvest saadik harjunud või midagi sellist. Et nagu me peame olema valmis kujundama üks praktilisi asju ümber. Ja just need samad sõnad, mis siin siis laiendatud tõlkes ongi just seesama tülitsemine, riid, isekus või alaväärtuslikud eesmärgid. Ja siis ütleb ka edasi veel siin laiendatud tõlge, ega tühja enesekindluse või upsakuse aiel. Pidagem alandlikkuses üksteist endast paremaks ja mõelge teistest kõrgemalt kui iseendast. Nüüd see on üks huvitav asi, kui me räägime sellest, et me peame kedagi teist enesest olulisemaks, see hakkab peale tegelikult mõtlemisest. Kui me oma mõtlemises mõtleme kogu aeg, et mina olen see ikka see tähtis ja mina olen see ikka oluline ja mina pean seda saama ja mina pean, et asju peaks nii tegema ja mis iganes, siis seal juba ongi tegelikult selle probleemi algus. Me peame otsustama mõelda. See tähendab seda, et kui me oleme, kui sa oled ka perekonna peamees näiteks, siis sa oled küll selles positsioonis, aga sa ei pea ennast olulisemaks oma abikaasast. Et sa otsustad mõelda enesest nii-öelda hoiakuga, et ma ei otsusta ennast ülevaks tõsta, ma ei otsusta ennast nii-öelda panna mingisse positsiooni. Mõni ütleb, et aga mu naine ei taha mulle alistuda. Nüüd sa küsid, no mis ma sellega teen? Mitte midagi.
palvetad. Nagu ma pean ta panema alistuma. Ei pea. Jumal on see, kes teeb temaga tööd selles suhtes ja sellest räägib Kai täna hiljem tegelikult. Aga just seesama, et see on vabatahtlik otsus ja igaüks peab ise tegema oma otsused ja asjad ja me ei saa kedagi sundida ja isegi oma abielu kontekstis me ei saa sundida ei ühte ega teist midagi tegema või midagi mingisugusel kombel tegutsema. Mul jäi veel see laindud tõlge pooleli, 4. salmist loen seda sama edasi, ütleb, et igaüks ärgu vaadaku ainult oma, vaid ka teiste kasule ja huvidele. Nüüd siin on üks huvitav asi. Ma tean, ma ei ole ise küll sellisel viisil ammu enam õpetanud abielu teemadest, aga ütleme, ma olen vahest kuulnud mõningaid jutlustajaid õpetamas ja ma ütlen, et see vale oleks, aga räägitakse mehe ja naise vajadused abielus. Ja siis loetakse terve hulk erinevaid, ütleme, on see sama armastuse 5 keelt, isegi üheks tuntud raamat ja nii mõnigi võib-olla lugenud, loetakse ette need erinevad asjad, mis inimesed vajavad seda, et armastust kogeda ja et me peaksime ära tabama need, mis on siis minu abikaasal need ja siis sellisel viisil seda armastust väljendama. Nüüd kõik see asi on täitsa okei, kuni sinnamaani, kus tavaliselt millegipärast juhtub see, et ütleme, kui öeldakse, et naise jaoks on need armastuse keeled, siis mis tüüpiliselt on, ütleme, on see kas puudutus või koos veedetud aeg või kingituste tegemine. Ja siis naised kuulavadki, millal see mees ükskord lõpuks hakkab mulle neid kingitusi rohkem tegema ja millal ta ikkagi pakub mulle seda koos veedetud aega ja ta üldse vist ei hooli minust ja üldse vist ei armasta minust, ta ei täida minu vajadusi. See on väga vale mõttelaad. See võib olla sinu vajadus. See võib olla isegi asi, mis võib olla sinu igatsus. Aga mis ta ütleb siin? Igaüks ärgu vaadaku ainult oma, vaid ka teiste kasule ja huvidele. Kui me isegi loeme neid niinimetatud armastuse keeli või taolist, me peaks lugema seda, mida ma saaksin teisele teha. Ja millega ma saaksin temale armastust väljendada ja mis on tema, siis vahest nii kasutatakse sõna neid vajadused. Need samas on mitmeid asju, mida nimetatakse vajaduseks, aga tegelikult ilma nendeta on ka võimalik elada. Nii et tegelikult need asjad ei ole päris alati selles mõttes. See õpetus on sageli natuke psühholoogiast mõõtud ja sellepärast ma nagu seda niivõrd palju ei rõhuta. Aga me peaksime mõtlema selle peale, mis on teise inimese, see, mis on temale nii-öelda meeldiv, mis on siis, nagu ta ütleb siin, igaüks vaadaku ainult oma, vaid ka teiste kasule ja huvidele. Et nii, et me peaksime, kui me kuuleme isegi seda õpetust, mis on mehe ja naise vajadused abielus, siis me peaksime mõtlema, mida mina nüüd saaksin talle anda. Mitte nüüd, mida mina jään ootama, millal ta lõpuks teeb seda mulle, millal ta seda pakub mulle ja siis lõpuks inimene võib olla isegi niivõrd nagu isegi võib-olla kõlab nagu karmilt, aga nagu ma arvan, et oleme kokku puutunud verekaaniga. Ma loodan, et ta su küles ei ole rippunud väga palju, aga mida ta teeb? Tema imeb kogu aeg ja tahab. Ja see on, minu arust on üks kirjakoht õpetussõnades vist, jah. Et verekaanil oli, mis ta oli? 2 tütart ja nimed oli Anna. Ja nüüd see oli seesama just, et ta on kogu aeg ainult selle mõttega, et saaks ja mina tahan seda ja minul on vaja seda ja mul on toda vaja. Nüüd see ei tohi olla abielu mentaliteet. Et see on kogu aeg mu mõtetes, mida mina vajan, mida mina tahan, mida mina soovin, mis minu vajadused ja minu vajadused ei ole täidetud üldse abielus ja inimesed lähevad sellega väga tõsiselt kraavi. Ja see ongi sellepärast, ei ole vaja keskenduda sellele, mis on need minu vajadused, vaid keskenduda sellele, mida ma saan anda. Mõtle enda jaoks, mis ma saan oma mehele pakkuda, kui on naisterahvas või vastupidi siis. Et mis on need temale nii-öelda, temale kasu ja temale see huvi. Ja ma otsustan selle peale vaadata ja selle peale oma tähelepanu pöörata. Ja see on see, mis toob tegelikult, ja mis asi, millest ta räägib tegelikult, kuidas praktiliselt armastust väljendada. See ongi see, millest ta räägib siin. See, et nagu öeldakse meie mõtetes, ei ole kogu aeg see, mida mina vajan, mida mina tahan, mis mulle kasulik oleks, mis mulle meeldiks, vaid mu mõtetes on see, mis ma saan temale anda, mis ma saan temale jagada, mis temale meeldiks, mida tema eelistab. Nii et see on see väga oluline mõte tegelikult. Nüüd vaatame korra Rooma kirja 13. peatüki. Roomlastele 13 ja 8. Ta ütleb, et ärgu olgu teil midagi kellegagi võlgu. Nüüd ma tean, mõned inimesed on võtnud selle ainsa fraasi piiblist välja
ja õpetanud sellest väga vildakaid asju. Üks nendest asjadest, mida õpetatakse seda, et sa ei tohi võlgu võtta, et sa ei tohi laenu võtta. Muuseas, siin ei ole seda kirjutatud. Ja mul ei ole praegu aega tegeleda sellega, et meil on isegi piiblis näiteid, kus isegi Jumal õpetas ja nii-öelda soovitas seda isegi teha. Ja ta ise andis selle asjale pärast veel õnnistuse. Me võime hiljem sellega tegeleda kunagi, aga nüüd, mida ta ütleb, ärgu olge teil midagi kellegi võlgu, kui et te üksteist armastate. Kas sa märkad, ta ei räägi niivõrd rahalisest võlavõtmisest, mis teatud kontekstis on täitsa võib-olla tark. Aga mitte, sa ei pea nüüd ennast nagu öeldakse kaelast saati täis laenama, aga nagu öeldakse, sa pead leidma selle mõistliku tarkuse Jumala käest, kui me räägime rahaasjadest. Aga siin ta räägib tegelikult, millest me oleme armastuse võlgu inimestele. Ja me peame abielus ka selle peale mõtlema. See ütleb, kes teist armastab, on käsu täitnud. Ja nüüd ta toob tegelikult otsaga, mis asja sisse, vana lepingu käsu. Küsid, et kas me peame siis käsku täitma Uues testamendis? Kas ta ei ütle seda, et me oleme käsu täitnud? Millal? Kui me armastame. Et järelikult siin on üks väga oluline motiiv, nii mõni ütleb, et kas või vana testamendi käsud on meie jaoks üldse olulised. Selles mõttes need on ühte kokku võetud armastuse käsus. Et selles mõttes Jumal ei ole vana testamenti maha kandnud. Ma just hiljuti kohtasin ühte, toon kõrval teema sisse, ei tee paha üldse siia mainida. Ma tean, see võib-olla kellelegi, kes hiljem seda vaatab, ma varvastele astuda, ma arvan, et siin mitte eriti. Keegi inimene, kristlane, eksponeeris oma tatoveeringut õla peal. Ja ta oli teinud väga vaimuliku tatoveeringu, oli teinud endale mingisuguse selle lõvi ja siis oli vist kirjutatud, ma ei tea, kas mingisugune vaimulik tekst sinna alla või midagi taolist ka. Ja mõni ütles, et no see on ju nii tore ja põnev ja mis iganes näe, aga mida inimesed midagi vaimulikult teevad. Vanas testamendis on väga selgelt öeldud, et me ei peaks tegema enda ihule ühtegi märki ega asja ega nii-öelda mõni ütleb, kas on vana testament. Nüüd vana testament ei ole aegunud. Seal on terve hulk igasugused asju, ka selles käsuseaduses on mitmeid asju, mida meil ei ole Uues testamendis detailselt korratud, aga mis on täpselt samamoodi kehtivad. Seal räägitakse, kui ma toon niisugused nagu võib-olla mõningad niisugused plangid näited, seal räägitakse ebanormaalsetest seksuaalsuhetest. Siis küll igasuguste loomade ja kõik võimalikud muud ja siis isegi mees mehega üks asjadest. Ja räägitakse vana testamendi käsuseaduses, kui väga selgelt need on valed asjad. On ju. Nüüd, kui me oleme täna uues lepingus, kas need asjad on nüüd kehtetud või? Et uues lepingus võib niimoodi käituda või midagi teha. Mõni ütleb, absurd ju. Nüüd, mis peaks olema siis see maha kantud, et nagu öeldakse, me peaksime endale võidma tatoveeringu ennast teha. Nüüd ma ei ütle seda, et inimene, kes seda teeb, et ta läheb põrgus. Seda mul ei ole piibli põhjast öeldud. Ja ma tean, inimesed vahest on teadmatuses või mitte kristlasena teinud või mis iganes selle asju. Ja selles mõttes, eks siis ma usun, et Jumal annab talle armu ja tänasel päeval vist on võimalik neid isegi üle värvida ja igast asju teha. See on ka küll kallis lõbu, aga sellegi poolest, nagu öeldakse, inimesed teevad oma rumaluses. Kristlased ei peaks olema nii rumalad. Ükskõik see, kui sa ajad selle pildi vaimulikuks ja jutu vaimulikuks, ei tähenda seda, et see teeb seda õigeks. Nüüd, miks ma selle tõin välja, on see, et vana testament ei ole maha kantud. Ja see on asi, mida peab jutlustama, et see on niisugustes karismaatilistes ja ka isegi niisugustes erinevates ringkondades lebinud see. Nüüd ma ei ütle seda, et me hakkame käsku pidama tänasel päeval ja lähme otsime vana testamendi käsu ja hakkame seda nüüd nii-öelda lihtsalt käsku pidama. Ei, me teeme seda Jumala armu läbi ja me teeme seda mismoodi armastuse käsku pidades. Aga need printsiibid ja tõed ei ole maha kantud. Need ei ole aegunud. Need on nagu öeldakse, me elame täna uue lepingu ajastul, aga sinna ei ole kirjutatud, et vana leping on kehtetu. Vaid see on see, et Jeesus on selle täitnud, selle vana lepingu oma surma ja üles tõusmise läbi. Ja tänu sellele, et meie oleme selles uues lepingus, ka meie oleme selle täitnud. Aga kõik need standardid ja need printsiibid, kui sellised on alles. Nii et selles mõttes me peame seda õieti vaatama ja siin on ka, ta viitab väga palju vanale lepingule ka Uues testamendi kirjades. Ja ta ei ütle kunagi, et see on kehtetu või see on läbi või midagi taolist, vaid ta räägib väga selgelt nendest printsiipidest. Ja siin ta ütleb ka, et me oleme käsu täitnud ja armastuse kaudu. Vaatame edasi, ütleb 9. salm. Sest käsk sa ei tohi abielu rikkuda, sa ei tohi tappa, sa ei tohi varastada, sa ei tohi ülekohut tunnistada, sa ei tohi himustada. Ja iga teine käsk on kokku võetud sellesse sõnasse armastama ligimest nagu iseennast. Kas sa märkad, mida ta tsiteerib? Ta tsiteerib vana testamendi 10 käsku. Ja ta ei ütle, et need on kehtetud nüüd, täna need ei ole olulised. Ei, ta tsiteerib neid ja ütleb, et nüüd need on täidetud milles? Armastuse käsus.
Need on olulised ja neid on vaja täita. Kuidas me seda teeme? Armastuses käies. Amen. Nii et selles mõttes me peame aru saama, me elame armuajastul ja me elame armu läbi, me ei ela käsu järgi, aga meil ei ole mingil põhjust öelda, et Vana Testament on maha kantud või et see tuleb, nagu öeldakse, see on kehtetu või midagi taolist. See ei ole õige lähenemine selle asjale. Okei, vaatame edasi, ütleb, armasta oma ligimest nagu iseennast ja armastus ei tee ligimisele kurja, siis on armastus käsu täitmine. Nüüd see on üks asi, mille peale me peaksime ka teadlikult ka abielu kontekstis mõtlema. Et kui me armastuses käime, siis me ei tee oma ligimesele kurja. Ehk siis me ei tee midagi halba, midagi nagu öeldakse, me ei ürita talle kuidagi kätte maksta või üks näiteks üks oluline asi on see, et üks huvitav mõte lihtsalt. Nõrgad inimesed teevad teistele inimestele haiget. Ma ei räägi nüüd niivõrd ainult füüsiliselt haiget tegemisest, vaid ma räägin ka verbaalselt või mingisuguste muude asjadega. See on tegelikult nõrkuse näitaja. Miks pärast, sest nad annavad järgi kas pahandumisele, kas kibedusele, kas mingisugustele negatiivsetele mõtetele ja siis nagu öeldakse, teevad meil mingisuguseid asju. Ja ka tugev inimene kannatab ära raskused ja ta ei reageeri. Ta ei ela välja seda, et tal on mingis situatsioonis keerukas või raske olnud. Vaatame korra nüüd veel õpetussõnade 18:22. Minu üks viimasel ajal üks lemmikuteks kirjakohtadeks kujunenud. Sageli, kui ma abielust olen rääkinud. Õpetussõnade 18:22. Ütleb niimoodi, kes leiab naise, leiab õnne ja saab Jehova hea meele osaliseks. Nüüd mulle meeldivad siin kaks erinevat tõlget inglise keeles, mis ütlevad natuke teistmoodi neid nüansse. Üks neist on New Living Translation, ütleb niimoodi. Mees, kes leiab naise, leiab varanduse ja ta saab issandalt soosingu. Nüüd päris huvitavalt öeldud, et see on nagu öeldakse just eelkõige mehe jaoks kirjutatud kindlasti, ma usun. Ta ütleb, et leiab naise, siis ta leiab varanduse. Nüüd üks asi, mis vahetevahel inimestel juhtub ka abielus, on see, et paljud ei ole avastanud seda, et nende kõrval on varandus. Ja see on üks mõtlemiskoht tegelikult. Ja ta ütleb, et ma ei ole, nagu see eesti keeles me ütleb, leiab õnne. Ma ei ole nagu eriti õnnelik. Sa ei ole otsustanud seda õnne vaadata. Ja ma ei mõtle mitte niivõrd füüsiliselt, aga mõtlen just seda selles mõttes sellest osa saada, sellesse süveneda. Amen. Ja üks teine tõlge, see on siis, mis see peaks olema, CEV, ma ei tea, mis see on, mingisugune Contemporary English version on see vist minu meelest, inglise keeles. Ta ütleb, mehe suurim aare on tema naine, ta on issanda kingitus. Nüüd ta räägib ka naisest kui suurest aardest ja esimene tõlge rääkis ka veel kui varandusest lausa. Nüüd siit tuleb üks mõte välja, et ma ei tea, sul kindlasti on kodus olemas mõni suhteliselt, mitte ütleme, parasjagu kallis asi olemas, mis võib-olla ei ole isegi oma mõõtmetelt väga kallis. Ütleme näiteks, vahest ma tean, inimestel on hästi kallid kellad. Mul see ei ole väga kallis kell, aga ütleme, kujutame ette, kui see oleks näiteks mingisugune näiteks üle 1000 euro selle väärtus. Siis ma teen siin ka tööd selle maja juures päris palju igast asju, siis ma olen päris kindel, ma ei kannaks seda käe peal. Absoluutselt, välistatud. Ma hoiaks mingit vana odavat sportkella, kui oleks vaja või tahaks lihtsalt, kui ma tahan lugeda, mida iganes sammud mul on või midagi taolist, aga seda ma kindlasti käe peale ei paneks. Ja millal ma paneks selle? No võib-olla kui ma kogudusse lähen või kui ma lähen, mitte sellest, et ma tahan eksponeerida seda, aga just sellepärast või mul oleks mingisugune olulisem üritus või ütleme asi, kus ma kindlasti, mida ma ei teeks taga, et ma ei nühiks teda ära, ma ei määriks teda ära, ma ei rikuks teda ära. Nüüd, mis ta räägib, seesama varandus või siis see suurim aare, siis me peaksime oma abikaasat kohtlema. Ja ma arvan, et see ei ole ka meelevaldne, kui me võime seda mõlemas suunas suunata, kuigi ta kirjutab seda, ütleme siin meestele rohkem. Aga et sa kohtled teda kui, ütleme, väärtuslikku inimest enda kõrval. Et kuidas sa käitud väärtuslike asjadega? Vastavalt neid hoides, nende eest hoolitsedes, selle peale mõeldes,
kuidas see neile mõjub, mingisugune konkreetne tegevus või asi või mis iganes, mida sa ütled või teed, et sa mõtled selle peale, et ennem kui sa teed seda asja või ütled seda. Sest kuna see sinu kõrval on varandus ja sa ei pea selle varandust nii-öelda rikkuma, sa ei pea seda ära nühkima piltlikult, nagu ma räägin nagu kella kontekstis, midagi taolist, vaid sa tahad teda ennast hoolitseda ja sellepärast see ongi sama mõtlemine. Kui sa pead teda varanduseks, siis hämmastav on see, kui sa hakkad teda sellisel kombel kohtlema, siis see hakkab ka sealt välja taistma, seesama varandus. Vahetevahel see varandus ei ole sellepärast välja paistnud, et seda ei ole koheldud kui varandust. Need on sellised mõtted, mis kindlasti tasub meeles pidada. Nüüd, üks asi on see, ütleme, asjade väärtus võib nii-öelda ajas nii-öelda langeda. Nüüd, võib-olla kõige parem näide mõne inimese jaoks see ei ole, aga kui on tegemist näiteks ühe hästi kalli ja kõrgkvaliteetse veiniga, nüüd ma tean, võib-olla mõne inimesele ei meeldi see näide, aga las ta olla. Aga sellegipoolest, siis enamasti sellega on see, mida vanemaks ta läheb, seda kallimaks ta läheb. Miks pärast, sest et see, ma ei tea, mis iganes, need protsessid seal on ja selle asja väärtus tõuseb ajas. Ja tegelikult, kui me nüüd kohtleme ka oma abikaasat õieti, siis ka tema väärtus tegelikult kasvab ja suureneb ajas. Ütleme paljude asjade puhul, ütleme, kui on autod või mis iganes esemed või asjad, meil on siis nende väärtused kõik langevad tegelikult aja jooksul. Aga ma usun, et abikaasa puhul tegelikult see asi tegelikult hoopis peaks kasvama, see väärtuse nii-öelda tõusmine. Nüüd, võtame ühe kirja koha veel ja siis ma võtan selle asja kokku. See on 1. Peetruse 3.7. See on küll ka meestele kirjutatud otse üks kirja kohta, aga see on üks asi, mis tasub meestel kindlasti ka lugeda ja uurida. Ma loen teda siin kohe, ma loen ta kohe alguses laiendatud tõlkes, sa võid ise vaadata, 1. Peetruse 3.7 on see. Sa võid vaadata, kuidas meil see eesti keeles kirjutab. Ütleb siin laiendatud tõlkes niimoodi. Samamoodi abielus mehed peate elama oma naisega tähelepanelikult, intelligentselt, mõistes abielusuhet, austades naist kui füüsiliselt nõrgemat, kuid mõistes, et te olete Jumala armu, Jumala teenimatu soosingu kaaspärijad, et teie palved ei oleks takistatud ja ära lõigatud. Muidu ei saa te tõhusalt palvetada. Nüüd, millest ta ütleb siin? Meie eestikeelne tavaline tõlge ütleb siin, et targemasti kui nõrgema astjaga. Ja laiendatud tõlge just lisab siin juurde, et ta ütleb, et elama oma naisega tähelepanelikult ja intelligentselt mõistes abielusuhet ja austades naist kui füüsiliselt nõrgemat. Ja ta roob seda välja, et kui mees ei austa oma naist, siis nagu laiendatud tõlge veel lisab, et muidu ei saa te tõhusalt palvetada või eesti keeles ütleb lausa, et palved oleks tagajärjeta. Tähendab seda, et mees, kui ta ei austa oma naist, ehk siis mis see tähendab ei austa, ei pea teda väärtuslikuks, ei pea teda oluliseks, siis tema palve võib olla suhteliselt nii-öelda kasutu. Kujutada võib tundide viisi võib-olla palveta, mis võõrastes keeltes või oma emakeeles ja paluda Pauluse palveid ja mida iganes ja selle väärtus võib olla 0. Ainult sellepärast, et tal on vale hoiak oma abikaasa suhtes. See on üks tõsine asi tegelikult. Kas pole nii? Ja millest see on? Sellest seotub just see sama, et ta ei austa oma naist. Et ta nagu öeldakse, ma loen sulle veel Living Bible'i tõlkes selle sama 7. salmi. Ta ütleb, teie abielumehed peate oma naiste suhtes hoolikad olema, mõtlema nende vajadustele ja austama neid kui õrnemat sugu. Pidage meeles, et teie ja teie naine olete partnerid Jumala õnnistuste saamisel ja kui te ei kohtle teda nii, nagu peaks, ei saa te palved valmis vastuseid. Nüüd see on niisugune väga, nagu ta inglise keeles kõlabki, elav tõlge. Väga niisugune lakooniliselt. Et nagu öeldakse, et kui sa nagu öeldakse, ei mõtle tema nii-öelda ka vajadustele, tema üle ei ole hoolikas ja ka austama teda kui õrnemat sugu, see on väga huvitavalt öeldud just selles mõttes, siis nagu öeldakse, palved ei pruugi vastuseid tuua. Et see on üks asi, mis on tegelikult seotud millega austamisega. Ja need on tegelikult
need on niisugused kirjakohad, mida sa võib-olla alati isegi iga päev kõiki ei loe, sest et paljud inimesed ei uuri neid nagu võib-olla piisavalt palju, aga ma soovitan, sellest jäi jälg ka maha, et nagu uurida neid kirjakohti ja mõtiskleda nende üle, et see armastusel oleks praktiline rakendus ja leida see, mismoodi see sinu kodus peaks olema või sinu perekonnas peaks see välja nägema. Kuidas siis üksteist armastada, kuidas olla see inimene, kes tõesti austab oma abikaasat, kes ei tee asju riiu, ei tee seda asju oma isekuse või niisuguste motiivide pärast, vaid sellepärast, et sa otsustad abielus olla see, kes tahab anda, omalt poolt välja jagada. Amen. Aga palvetame ühe hetke veel siin. Halleluuja. Kiitus sulle, Isa. Isa, ma tänan, et su sõna on meile ehituseks, meile julgustuseks, meile kinnituseks. Isa, ma palun, et igaüks võiks leida selle õige praktilise rakenduse oma kodus, oma perekonnas. Kuidas seda teha? Isa, et me keegi ei ole tunnetest ja emotsioonidest juhitud, vaid isa, et me oleme armastusest juhitud ja see toob ka tunded ja see toob ka emotsioonid. Aga isa, et me tõesti otsustame elada armastuses. Isa, anna meile tõesti tarkust, jõudu ja praktiline rakendus igaühele konkreetsetesse situatsioonidesse, konkreetsetesse eluolukordadesse. Isa, palun, et ka inimestel oleks tõesti see motivatsioon ise uurida neid kirjakohti ja leida need asjad, mis Jumal, sina oled nendele inimestele konkreetselt rääkimas nende jaoks. Ja isa, ma tänan sind, et meie koguduses on tugevad ja stabiilsed perekonnad, kus on valitsemas sinu armastus. Tänu sulle selle eest, isa, Jeesuse nimel. Amen. Amen.